Venemaa ründas täna, 29. mail, küüniliselt Rumeeniat drooniga Keran 2. Droon tabas elumaja, hävitas seal korteri, mille tagajärjel sai 2 Rumeenia kodanikku vigastada. Ja nüüd õhtul laitis Vladimir Putin, et see polnudki väidetavat Vene droon, vaid loomulikult Ukraina oma. Aga Rumeenias endas teatati, et ei, droon oli Vene oma, see oli Keran 2, kuid see tabas Rumeeniat pärast Ukraina õhutõrjesüsteemi tööd. Kreml üritab praegu igati Euroopat selle taustal hirmutada, väites justkui eurooplased valmistuvad sõjaks ja seetõttu peaksid nad selliste rünnakutega harjuma. Ja nüüd reageeris NATO lõpuks reaalsele droonirünnakule Rumeenia ehk NATO liikmesriigi kodanike päris korterile. Kuid reaktsioon oli, nagu alati, pehmelt öeldes nõrk. Kuigi ma ei kiirustaks veel järeldustega ja siin on kindlasti millele tähelepanu pöörata, sest on olemas ka selle juhtumi kulisside tagune osa. Räägime sellest nüüd koos rahulikult, kui see on juba täna hommikul Rumeenias juhtunud. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like, kirjutage oma kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Betši News, mille link on selle video kirjelduses. Sel pole midagi pistmist Vene lennumassinatega, need on Ukraina päritolu droonid. Nad eksisid kursilt, sattusid sinna kas raadioelektroonilise võitluse või mõnel muul põhjusel tehniliste puuduste tõttu ja kukkusid seal alla. Antud juhul arvan, et tõenäoliselt ongi tegemist just sellise olukorraga. Selliste sõnadega kommenteeris Vene diktaator Vladimir Putin 29. mai hommikul Venemaa rünnakut Rumeeniale. Tema sõnul oli see väidetavalt Ukraina droon või Ukraina õhutõrje puudulikkus. Aga Putinilt ei olnudki midagi muud oodata. Kuid mis siis tegelikult juhtus? Räägime kõigest järjekorras. 29. mai öösel taas alustas Venemaa rünnakuid Ukraina infrastruktuurile Rumeenia piiri ääres. Lõpuks tuvastasid radarid drooni. Rumeenia lõunaosas ja umbes kell 1 öösel tõusid Fetesti baasis õhku 2 F-16 hävitajat koos sõjaväekopteri saatel. Lõpuks umbes kell 2 öösel põrkas Vene droon kokku 10-korruselise elamuga Galatis, Rumeenia territooriumil. Ühes korteris puhkes tulekahju ja 2 inimest sai vigastada. Ja nüüd teatas Rumeenia kaitseministeeriumi pressiesindaja kolonel Kristjan Popovitš, et droon sisenes Rumeenia õhuruumi umbes 600 meetri kõrgusel. See lendas umbes 10 kilomeetrit, kuid umbes 150 meetri kõrgusel kaotasid radarid selle silmist. On märkimisväärne, et Rumeenia kaitseministeerium tunnistas, et nad ei üritanudki drooni alla tulistada, kuna see asus liiga linnahoonestuse lähedal ja see oleks võinud põhjustada suuri purustusi. Aga rünnak elumajale ise väidetavalt ei toonud kaasa selliseid purustusi. Selline on loogika. Lõpuks tegi Rumeenia välisministeerium ülimalt karmilt kõlava avalduse ja ma tsiteerin seda edasi. See juhtum kujutab endast tõsist ja vastutustundetut eskalatsiooni Vene Föderatsiooni poolt. Me teavitame ametlikult tagajärgedest, mida Venemaa vastutustundetus toob kaasa 2 riigi diplomaatilistele suhetele. Veidi hiljem päeval teatas riigi president Nikushordan, et Venemaa peakonsulaat Konstantsas suletakse ning peakonsul kuulutatakse persona non grataks. Selline ongi tulemus. Hiljem teatas Rumeenia president Nikushordan, et Vene droon võis muuta trajektoori, kuna Ukraina õhutõrje tabas seda. Edasi toon tema tsitaadi. Kui droonid lendasid üle Ukraina territooriumi, tulistati mõned neist alla. Ühte neist tabati tõenäoliselt linna kohal Reni ja see muutis trajektoori ning liikus Galatsi suunas. See on muidugi huvitav väide. Asi on selles, et Rumeenia presidendi sõnul lendas tabamuse saanud droon veel umbes 10 kilomeetrit enne, kui tabas elumaja. Aga oluline on märkida ka seda, et Rumeenia presidendi sõnul lasub vastutus selle olukorra eest, tsiteerin, ilmselgelt ainult Venemaal. Mis puudutab aga küsimust, kas see juhtum viib Põhja-Atlandi lepingu artikli 4 rakendamiseni, siis välisminister Oana Tsoju vastas, et riigi president selgitab seda veike hiljem. Aga on tunne, et neil konsultatsioonidel pole mingit mõtet. Siin selgital, et Põhja-Atlandi lepingu artikli 4 rakendamine võimaldab alliansi liikmetel tõstatada küsimusi arutamiseks Põhja-Atlandi nõukogus,
ehk siis NATO peamises poliitilises organis. Tuletan meelde, et Poola aktiveeris artikli 4 juba 2025 aasta septembris, kui peaaegu 20 drooni rikkusid riigi õhuruumi. Ja mis siis? Mitte midagi. Kuigi tuleb mõista, et Rumeeniale võidakse nüüd anda rohkem Euroopa vahendeid droonitõrje soetamiseks. Ja nüüd teatas NATO peasekretär Mark Rutte, et on selle juhtumi osas kontaktis Rumeenia võimudega. Järgneb tema tsitaat. Me mõistame hukka Venemaa hoolimatuse ja NATO jätkab meie kaitse tugevdamist erinevate ohtude, sealhulgas droonide eest. Ma kinnitasin, et NATO on valmis kaitsma iga sentimeetrit liitlaste territooriumist. Venemaa hoolimatu käitumine on ohtlik meile kõigile. Ja lõpuks hakkasid metsistunud pesemata venelased kord ähvardama, kord end õigustama. Päeval teatas Venemaa peamine joodik Timka Medvedjev, see väike mehike, et kõik peaksid kartma seda pesemata metsikut Venemaad, mis lendab edasi. Vladimir Putin teatas enesekindlalt, tsiteerin, las nad annavad meile kõik materjalid, me viime läbi objektiivse uurimise ja alles siis anname hinnangu sellele, mis juhtus. Kus on objektiivsus ja kus on need olendid, venelased? Kas te räägite tõsiselt? Tõesti või? Hiljem teatas Vladimir Putin enesekindlalt, et ei, see polnud Vene droon, see oli Ukraina oma. Sest tema loogika järgi olid samasugused Ukraina droonid varem lennanud Soome ja Balti riikidesse. Siin tasub märkida, et Rumeenia õhuruumi lendavad aeg-ajalt droonid ning droonide rususid leitakse piirialadel, kuid seni pole need toonud kaasa hävingut ega kannatanuid. Kalaetsi juhtum toimus taustal, kus üha sagedamini avastatakse droone riikide õhuruumis, mis piirnevad Venemaa ja Ukrainaga. Ja nüüd lendavad Balti riikidesse tõepoolest Ukraina droonid, mis satuvad kursilt kõrvale raadioelektroonilise võitluse vahendite tõttu. Nädal enne seda kuulutati Leedu idaosas, sealhulgas Vilniuses, drooni tõttu välja õhuhäire ja elanikke paluti varjendisse minna. Ja mai alguses lendas mitu drooni Läti territooriumile. Kõige suurem vahejuhtum Vene droonidega toimus 2025. aasta septembris, kui need lendasid Poola. Seal oli neid umbes paarkümmend ja need olid eranditud Venemaa droonid. Ja NATO, siin on oluline hetk vastuseks sellele sissetungile Poolasse, alustas siis operatsiooni Idavalvur. Ja nüüd oleme jõudnud kõige olulisemani, just pärast venelaste provokatsiooni Poolas septembris eelmisel aastal. Poolakad said veel rohkem Ameerika relvi, veel rohkem NATO kohalolekut ja hiljuti jõudsid Poolasse esimesed F-35 hävitajad. Pärast seda, kui venelased hakkasid korraldama provokatsioone Balti riikide vastu, teatati sõna otseses mõttes eile, et Saksamaa ja Holland loovad sel aastal Balti riikides ühise taktikalise staabi, mis hakkab juhtima vägesid NATO idatiival ja aitama ohjeldada pesemata halastamatuid. Samuti on teatatud uue NATO armeekorpuse moodustamisest just Balti riikide kaitseks. Ja nüüd pärast vahejuhtumit Rumeenias peab NATO tugevdama ka seda osa idatiivast. Ja teate, ma saan suurepäraselt aru, et paljud ukrainlased ütlevad nüüd, jälle ei suutnud see Põhja-Atlandi liit Venemaale adekvaatselt vastata. Aga olgem siin pragmaatilised. NATO selline vaoshoitus on tingitud rangest pragmaatilisusest ja strateegiast ülemaailmse katastroofi ärahoidmiseks. Jah, NATO ei soovi 3. maailmasõda. Kollektiivkaitse 5. artikli rakendamine nõuab kõigi 32 liikmesriigi konsensust. Ja ükski neist ei ole praegu valmis astuma täiemahulisse sõtta. Intsidentide tõttu, mida sama Rumeenia kaitseministeerium nimetab täna juba piinlikult kõrvalkahjuks, mitte sihilikuks ja planeeritud rünnakuks NATO suveräänse territooriumi vastu. Kõvasõjalise vastuse asemel valib allianss riskide minimeerimise strateegia. Õhutõrje tugevdamine idatiival, täiendavate tõrjevahendite andmine Ukrainale ja väga range seire kehtestamine. Sellised saavadki alati olema NATO vastused taolistele juhtumitele. Meile see meeldib või mitte. Kuigi nad ei kvalifitseeri seda kui sihilikku ja planeeritud rünnakut ainult NATO territooriumi vastu, siis 5. artiklit ei rakendata.
Iga kord nimetavad nad seda kõrvalkahjuks, sest droon lendas üle Ukraina ja siis tabas Rumeeniat. Ja just nii nad hakkavadki seda kõike edaspidi kvalifitseerima. Üldiselt panen siia 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laikida. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head.